Organid on maailma kõige toidainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Taavet Kase, Eesti ESO isiklikult. Tervist ka minu poolt. Tere ja alustamegi lihtsalt selle teemaga. Sa teed podcasti, ma teen podcasti, mul on sul küsimusi podcasti teemal. Kuidas sa alustasid oma podcastiga? Kus sul tuli idee selle podcasti nimeks, Eesti ESO? Kõik teevad tänapäeval podcasti, peaaegu kõik. Aga Eesti ESO sündis siis sellest, et ma töötasin reklaami valdkonnas Delfis ja kuidagi hakkas tekkima see asi, et sisuturundus podcastid hakkasid nagu kuumaks saama, et inimene, kes ütleme saapatootja, ta tahab rääkida, kui head saapad tal on ju, aga ta ei taha lihtsalt ajalehte enda saapa pilti, ta ei taha ka sisuturundusartiklit, vaid ta tahab, ma ei tea, vabasormisest rääkida sellest on ja siis olidki turunduspodcastid hakkasid tekkima. Ja mina toona kirjutasin turundusartikleid, see oli mu töö on ju, ja siis küsiti, et kas keegi soovib hakata turunduspodcaste tegema, ja mul oligi käsi püsti kohe, aga tegelikult ma ikka hakkasin mõtlema, et mis podcasti ma ise teeks, kui ma ei teeks turunduspodcasti. Ja kuidagi sealt hakkas see mõte nagu tulema ja neid turunduspodcasti ma olen ka hästi palju teinud, aga tegelikult siis on niimoodi, et kliendil on ikkagi mingid ootused on ju, et ta tahab natuke teada, millest te räägite, tal on mingid kindlad punktid, ta võib-olla tahab küsimusi ette saada, ta ei ole. Kas sa ise teed küsimused ette oma podcastidesse? Ei, ESOsse ei tee. Et jah, see turunduspodcast on veits teine vorm on ju, aga sealt mul see mõte hakkas tulema. Ja üks asi, mis ma olen tihtipeale rääkinud, et toona siis mul oligi ligipääs nagu kogu sellel Delfi süsteemile ja ma nägin neid artiklite lugemisi ja statistikat on ju. Ja siis ongi niimoodi, et Delfi alla kuuluvad erinevad väljaanded ja Eesti Ekspress, meie uuriva ajakirjanduse lipulaev, nagu seda nimetatakse on ju. Ja ongi tublid ajakirjanikud, näiteks 3 ajakirjanikku teevad mitmeid kuid tööd, paljastavad mingi suure, ma ei tea, korruptsiooniskandaali on ja keegi võttis raha kuskilt ja nihverdas ja nii edasi on ja. Ja ongi, nad on teinud tööd, eeltööd, kuude pikkust vaeva näinud nii-öelda on ju. Lasevad välja loo, suur skandaal, sellest on mingi, palju räägitakse on ju, palju loetakse ja siis ma vaatan seda statistikat, siis tuleb üks nädalavahetuse horoskoop. Lihtsalt jätab mulda selle nii-öelda tohutu ajakirjandustöö on ju. Et sellest ma sain nagu kohe aru, et Eesti on ESO rahvas, me oleme metsarahvas on ju. Ja kõik see teema on mind ka huvitanud ja põhimõtteliselt siis ma läksingi Delfi mingisuguste suuremate bosside juurde, ütlesin, et ma hakkaks sihukest podcasti tegema, et Eesti ESO ei ole on ju. Ja kunagi ma olin kuulanud ka Hallo Kosmose podcast on ju. Aga see ei ole nagu päris see sama, aga võib-olla temaatika on sama, et Delfil ei olnud nagu toona sellist asja ja siis ma ütlesin, et teeks esoteerika podcasti ja ma olen küll hästi suur ESO fänn on ju, aga veits skeptik ikkagi, et esimene reaktsioon on mul tihti peale see, et kui keegi väidab midagi enneolematut või midagi sellist ja siis mul on, et ei usu. Et ikka ise järgi katsetama ja nägema ja proovima. Midagi sellist on, et põhimõtteliselt ma ei ole ajakirjanik, palju aetakse sassi, sest ma teen seda nagu meediamajades on ju, Delfis ja nüüd Õhtulehes. Või ma ei tea, kus ma nüüd seda teen on ju, sest me salvestame seda enne, kui see üles läheb. Aga põhimõtteliselt ja siis ma müüsin suurtele bossidele mõtte maha, nad ütlesid, et väga hea, hakka tegema ja sealt see nagu alguse sai, ainult audio vormis siis alguses. Ilma videota siis? Ilma videota ja nüüd on videos ja. Aga kuidas see video nii läks? Lihtsalt üks mõtlesid, et nüüd tahaks video teha või kuidagi olude sunnil või kuidas see tuli? Tead, nüüdseks ma olen teinud seda 5 aastat ja 3 aastat vist tegin ainult audios
ja siis kuidagi ikkagi mõtlesin, et noh, kõik peab olema videos on ju ja tahaks näha võib-olla, mis näoga need inimesed kas kohe, seda kui ütlevad, videoga on ju. tuli, läks nagu rohkem käima kaasa, jõudis rohkemate inimesteni või? Ma arvan küll jah, ma arvan küll. Eks ta on niimoodi vaikselt kogu aeg nagu kasvanud ja selle 5 aasta jooksul, et nüüd ta on ikkagi nagu enam-vähem üsna populaarseks saanud on ju, aga alguses ta oli ikkagi sihuke üsna underground podcast. See siis kuskil mitte YouTube'is, vaid mingi Spotify'd ja SoundCloud'id ja Spotify ja jah, audio mingid platvormid. Okay. Sa mainisid alguses, et noh, tänapäeval ju igaüks teeb podcast'i, kõik teevad podcast'i. Mis sa arvad sellest? Ma näin kommentaare palju, et podcast'i setup võiks kallim olla, et liiga paljudel on ligipääs sellele. Mis sa arvad sellest? See tehke muidugi, väga äge on minu arust, et tehakse podcast'i ja podcast'i vorm on väga selline pealtnäha ebaloogiline, et kui me elame ajastul, kus on TikToki ajastu, tähelepanu on hajutatud ja tundub, et kerib ainult mingisugune 6-7 sekundiline video on ju TikTokis. Et podcast'i vorm on tegelikult ju pikk vorm või noh, kui pikalt keegi teeb on ju. Aga siis tundub ebaloogiline, et noh, mina teen enam-vähem nüüd tunni ajalähedale kuskile proovin teha, aga mul on ka olnud mingi 3 tundi kõige pikem saade on ju. Kellega? Endise Jehoova tunnistaja Margus Neega. Ja siis ongi, tundub ebaloogiline, et miks peaks keegi tund aega kuulama või vaatama mingisugust podcast'i juttu on ju. Aga mulle tundub, et see ongi see, mis selle podcast'i juures on võluv, et see on päris asi, et näiteks kui me võrdleme seda teleintervjuuga on ju. Et kui me praegu oleksin telekas, sina oleksid saatejuht, sul oleks kindlad mingisugused 5 küsimust, mis sa pead minult ära küsima on ju, siis võib-olla seda saatelõiku monteeritakse ja meil on nagu ajaliselt pressib peale, et see tegelikult ei saa üldse sügavuti minna. Ja ongi telekas paistavadki inimesed väga ilusad ja toredad ja kõik on perfektsed ja head inimesed ja nii edasi, et selle 7 minuti jooksul sa nagu suudad hoida seda fassaadi üleval on ju, aga tunni aja jooksul, eriti veel kui sa ei tea, kuhu see vestlus läheb, siis võib-olla hakkavad sinna mingid lõhed tekkima ja see on see nagu päris vestlus, et kas või rääkimise mõttes, et ma ajan sõnu sassi, ütlen mingi kohe ei tule kõik asjad meelde, aga see on kõik loomuliku vestluse osa ja seda on inimesel kerge kuulata, et hästi ära monteeritud, hästi kliinilist lõigatud vestlust on tegelikult raske kuulata, et sa ei kuule seda 3 tundi elu sees on ju. Mul on olnud osad külalised, kellega meil ongi jutt olnud tunni aja jooksul niimoodi, et noh, seinast seina, me räägime kõikidest maailma asjadest ja siis ta lõpuks on nagu, et issand, aga äkki kuulajad ei viitsi, et me rääkisime nii paljudest, meil ei olnud nagu mingit fookust. Ma ütlen, et seda tahetaksegi, et see ongi nagu päris täpselt nagu sa ütlesid. Kuidas sul enda podcast'i? Üritad sa ikkagi nagu hoida seda vestlust kuskil või sa oled samamoodi, et läheb sinna, kus läheb ja räägime kõigest? Ma küsimusi ette ei valmista, aga see eeltöö on, seal on nagu, ma olen sellise balanssi enda jaoks avastanud, et ongi, et kui sa küsimused valmistad ette, mõtled täpselt, ma ei tea, mingi 10 küsimust, mõtled, mida ma tahan küsida, on ju. Siis noh, tegelikult see on hea eeltöö või oleneb inimesest, et kui nii-öelda lahtise peaga või kui kiiresti sa nagu reageerid olukorras on ju. Et mõnel inimesel on vaja lihtsalt seda, et sul oleks need 10 küsimust ees, sest kui vestlus läheb kuhugi täiesti sinna, kuhu sa ei oota on ja siis sa saad alati tagasi hüpata oma nendele, noh, sul on nii-öelda see kondikava olemas on ju. Aga mina mõtlen rohkem sellistele märksõnadele. Et ma nagu pean mõtlema sellele vestlusele natuke ja võib-olla inimese kohta midagi uurima ja midagi sellist, et seal on jah see tasakaal on see, et sa pead tegema mingi eeltöö, aga sa ei saa seda vestlust nii-öelda ära planeerida ette peas on ju. Et siis noh, tegelikult minu lemmikosa ongi see podcast'is, kui ma inimesega jõuan sinna kohta, et me mõlemad ei arvanud, et me sellest rääkima hakkame ja mõlemad justkui mõtleme valju häälega välja mingid asju on ju, avaldame arvamust, tema ütleb ühtepidi, mina ütlen teistpidi ja siis tekib nagu selline võt see ala, mis nagu mind huvitab, et siis mul tõusevad ihukarvad püsti, et nüüd me nagu räägime mingisugust päris juttu on ju, või jõuame kuhugi sinna, mida noh, me kumbki ei arvanud, et me hakkame rääkima sellest. Mille järgi sa valid oma külalisi või kust sul tulevad need inimesed ideed, et keda kutsuda, kas sa alati vaatad, et nüüd mul on Eesti ESO, et see peab mingi ESO teema olema, mis teemad üldse ESO alla lähevad? No, minu jaoks on ESO põhimõtteliselt kõik. Esoteerika tuleb mingist, ma ei tea, hästi vanast keelest kuskilt ja see sõna tähendab salajasi teadmisi ja siis mina olen justkui nende salajaste teadmiste
otsingul või midagi sellist, on ju. Et ma kasutan seda sõna ESO või siis esoteerika hästi meelevaldselt, et minu arust on väga paljud teemad on ESO teemad, on ju. Aga kui ma seda podcast'i alustasin, siis ma müüsin justkui selle mõtte maha siis Delfi bossidele sellega, et teemegi esoteerika podcast'i, sest see on kindlalt hästi popp teema, on ju, see nagu see horoskoobi näide, mis ma ütlesin, on ju. Ja need teemad mind ka huvitavad, aga minu jaoks laias laastus saab podcast'id jagada 2 lehte, et üks on teemapõhine podcast ja üks on inimesepõhine podcast. Et kui on teemapõhine, siis see inimene ei pea olema avaliku elutegelane üldse, et ma ei tea, kui sul on teema on näiteks sulgpalli mängimine, on ju, siis sellel podcast'il on kindlasti väga kindel sihtrühm, need teemapõhised, kes on sellest teemast huvitatud, vahet ei ole, kes seal nagu räägib, on ju, mingi selle teema ekspert ja siis seda kuulatakse. Või siis on inimesepõhine, et ma ei tea, kui sul on podcast'is Eesti president, on ju, siis noh, loomulikult teema on ka arusaadav, aga see president on seal podcast'is sellepärast, kes ta on ju. Ja vahet ei ole, millest ta räägib, seda kuulatakse, et kui president räägib, mis võileiba ta hommikuks sööb, see on ikka huvitav, sest ta on president, on ju, et ohoh. Aga kui ma ESO-ga alustasin, siis mul oligi tegelikult nii-öelda sihuke salaplaan oli mul teha alati inimesepõhine podcast. Ehk siis ma tahan rääkida ükskõik kellega, vahet ei ole, kas ta on mingi esoteerik ja nüüdseks ma olen nagu selle saavutanud, et alguses mul käis need siukseid klassikalisi ESO teemasid ikkagi väga palju läbi, et kõik nõiad, astroloogid ja nii edasi. Aga nüüd nagu see teema küll, teema järgi ma ei vali, et mul on hästi, esiteks kellega ma ise tahan rääkida, mis teemad mind huvitavad, hästi juhuslikult, impulsiivselt vahepeal kutsun inimesi, näen kedagi tänaval, mingisugust tuntumat inimest või kelle ma ära tunnen, on ju. Mingid inimesed, kelle tegemised mulle meeldivad, aga jah, hästi niimoodi enda suva järgi lihtsalt kutsun ja õnneks mul ei ole seda, et nagu ma ütlesin, ma ei ole ajakirjanik, aga ma teen seda meediamajas. Et siis keegi ütle sulle ette, et keda kutsuda ja millest rääkida, et see on ikkagi sinu podcast ja saad ise valida. No nüüdseks on ta jah niimoodi kujunenud täitsa nagu minu omaks. Et algusest oli ikkagi siuke, et meil on Delfis, uus inimene teeb Delfi podcast'i, aga nüüdseks on lihtsalt keegi teine seda ESO ei tee. Kuidas see ESO teema üldse sinuni jõudis, kus sul algas nagu mingi siuke huvi või mis teemad sealt nagu läbi käisid, et miks sind huvitavad, ma ei tea täpselt mingid nõiad ja kes sul seal kõik läbi käisid? Tead, ma arvan, et see tuleb kindlasti mul lapsepõlvest, et ma olen suur muinasjutu fänn. Mulle meeldis hästi palju muinasjutte lapsena lugeda ja see mul siiamaani sees, et need ESO teemad on üsna sellised muinasjutulised ja kõik, mis on selline, mis ei ole on ju silmaga nähtav ja käega katsutav ja selline mingi muu maailm on ju, et see mind nagu hästi huvitab, et sealt see ilmselt tuleb. Aga mis sul hetkel praegu podcast'is nagu kõige siuksed popimad või läbivamad teemad on? Ja kui sul enam nagu seal nagu nõiad ainult ei käi on ju, et ESO, siis nagu mis sul praegu seal või mida kõige rohkem vaadatakse? No mul on niimoodi, et nüüd ma usun, et nende 5 aasta jooksul on tekkinud mingi kindel kuulajaskond, kes lihtsalt kuulab seda ESO podcast'i ja vahet ei ole, kes seal käib, on ju. Aga põhimõtteliselt on ikkagi niimoodi, et kui on mingi väga tuntud külaline, siis seda kuulatakse palju, on ju. Et ma ei tea, kui Meelis Lao käib külas, siis Meelis Lao on lihtsalt nii suure kuulsusega vend, et seda kuulatakse palju. Mis sul enda lemmikkülaline on olnud? Või lemmikteema, lemmikpodcast siiani? Vot see on keeruline küsimus. Ma olen alati vastanud, ma ei tea, et mu lemmikkülaline oli Kalju Paldis, kes oli Eesti ESO number 10 episoodis, kes väitis siis veel videot ei olnud, jah? Siis ei olnud, jah. Aga tema väitis, et siis oli 4 aastat söömata. Ja see oli lihtsalt, ta oli niivõrd selline karismaatiline ja lõbus kuju, et kuigi ma teda uskuma ei jäänud. Aga lihtsalt lõbus podcast oli. 4 aastat söömata? Jah, ta ütles mulle, et ta 4 aastat ei söönud mitte midagi, suviti tarbis natuke arbuusi ja kuidagi siis pani vette energeetika sisse, et tal ei olnudki nagu süüa vaja. Usud sa, et saab vette energeetikat ja mingeid asju juurde panna? Ära sõnuda või kuidagi? See on hea küsimus. Ma usun, et ka nii-öelda elututel asjadel on mingisugune kindlasti energeetika sees, et kas või see energeetika on nii-öelda siuke placebo efekt, et ütleme, kui ma
kui ma teaks, et see vesi on praegu, ma ei tea, kuskilt Baikali järvest, siis võib-olla ma jooks seda natuke teistsuguse meeleseisundiga ja juba see nagu oleks mulle kasulik, on ju. Või siis, kui ma tean, et tuleb mingisugune Tallinna kraanivesi, on ju, Ja, siis ja. on lihtsalt sa suhtud nagu teistmoodi sellesse ja juba see suhtumine nagu midagi muudab, on ju. Et ma usun küll, aga ma ei usu, et Kaljupaldis 4 aastat söömata küll oli. Kõik lähevad kohe vaatama ja kuulama seda 10. episoodi. Aga ma arvan, et elus on kõigega nii, see suhtumine nagu, vahet pole, mis sa teed. See ei pea ainult nagu veega olema, on ju. Muidugi, muidugi. See on ära tõestatud, et see on selline katse tehti kunagi. Minu arust on see ristsõna katse või mingi see teema on, et mis tõestab siis seda, et kõik on seotud kõigega ja see katse oli enam-vähem niimoodi, et vanasti mingi 60-ndatel vist oli see katse, kui olid siis ajalehes ilmusid ristsõnad, eks ju. Siis ühes maailma kohas põhimõtteliselt lasti inimestel teha ristsõna öösel keldris enne, kui see ajaleht oli ilmunud. Ehk siis enne, kui ta oli hommikul jõudnud igal poole kodudesse, inimesed oma köögilaua taga seda ristsõna seal lahendasid, on ju. Enne seda ja siis kamp inimesi lahendas seda ja oli mingisugune nii-öelda ristsõna läbimise protsent siis, et kui paljud inimesed sellega hakkama said ja kui paljud ära tegid, on ju. Ja siis samamoodi tehti katse teise grupi inimestega ja nemad lahendasid seda ristsõna pärast seda, kui see ajaleht oli ilmunud ja tuhanded inimesed olid seda lahendanud. Ja see protsent oli, täpselt ei tea, aga nagu hüppeliselt suurem, et see teooria siis ongi justkui see, et kuna inimesed on juba mõelnud seda ja lahendanud, siis see info justkui on liikunud kuhugi, ma ei tea, pilve või meie ühisesse alateadvusesse, on ju, ja siis on kergem seda sealt kätte saada, on ju. Ja samasugune katse on tehtud minu arust mineraalidega. Ühesõnaga, mina ei ole mingi keemik, on ju, aga näiteks üks esoteema, mida on hästi kerge naeruvääristada on igasugused kristalli asjad, et osta endale kuradi see väike kristallijupike ja see aitab sul, ma ei tea, enda armastatu üles leida, on ju. Aga okei, see on võib-olla liialdus ja kindlasti seal ongi hästi palju sihukest mõttetut šarlatannust, on ju. Aga nagu keemilisel süvatasandil on tõestatud, et kui kristall siis oma molekulides loob mingid seoseid või nii-öelda areneb, on ju, siis tuhandeid aastaid hiljem järgnevalt on nagu kristallid teevad seda palju kergemini, et neil on ka nagu mingi ühine sihuke infoväli või mis muidu mõtled, et mingid kivijupid on ju, täiesti elutu nagu osa on ju. Aga ühesõnaga, et need ongi need teemad, kus mulle meeldib veits toimetada ja seda uurida, et ja see on muidugi suht paks nahk peab olema selle jaoks, sest see on ju niivõrd kerge naeruvääristada kõike seda ja selline teaduspõhisus on meil nii-öelda üldnorm on ju ühiskonnas üleüldse, et kõik, mis ei ole tõestatav, on bullshit põhimõtteliselt. Aga kõik ei saa tõestada lihtsalt või see tõestus on teistmoodi või me ei oska veel seda tõestada või me ei tea veel sellest kõike on ju, et jah, neid teemasid tasub uurida. Naeruvääristamise juurde tulles, kas su podcastil on mingid negatiivsed tagasisidet, kommentaare ka kunagi tulnud? Oled sa mõelnud mingit, issand, et nüüd enam ei taha teha või oled sa kunagi mõelnud üldse, et jätaks pooleli? Sul on praegu iga nädalaselt tulnud neid episoode välja, on ju? Kuidas, kust, miks? Mis sind motiveerib, et iga nädal postitada? Ühesõnaga, kas sul on olnud mõtteid, et lõpetaks ära? Ei ole. Ühte korda ei ole, mul on ainult olnud mõtted, et panna punki juurde ja kuidas edasi teha. Ja see on jäänud jah suht püsivaks asjaks, et nüüd ma enam Delfis ei tööta, aga ma teen seda edasi, on ju, et see on minuga nii-öelda kaasa tulnud. Aga jah, kindlasti on naeruvääristatud. Ma muidugi väga palju kommentaare ei loe. Kommentaare ma loen ka hästi niimoodi impulsiivselt ja juhuslikult, on ju. Et seda mulle isegi ette heidetud, et ma võiks palju rohkem oma enda kommentaare lugeda või? Lugeda ja neile vastata, et siis ongi kõik see mingisugune sotsiaalmeedia algoritm on ju, et siis see nagu oleks kaasatus suurem ja niimoodi on ju. Aga ma teen seda ka hästi juhuslikult, aga see kommentaaride asi on ja see, et kui ma tegin oma esimese episoodi Eda Pauksoniga, kes ära suri nüüd hiljuti on ju. Et see on ka veider asi, millele ma olen mõelnud. Igor Volke, üks mu lemmikkülalisi, kellega ma olen teinud 4 episoodi, suri eelmine aasta, just saab enam-vähem aasta täis sellest. Et kui sa nii kaua teed, siis ongi sihuke veider asi, et sul inimesed, kellega sa oled rääkinud
noh, Volkega selle 4 episoodi peale, ma arvan, me rääkisime mingi 10 tundi, pikad episoodid ufode ja anomaaliate teemal. Et lihtsalt imelik mõelda, et inimesed hakkavad vaikselt ära surema, kes sul on nagu laua taga istunud, on ju. Aga no praegu sa oled alles 5 aastat teinud selles mõttes alles. Mõtle nüüd, kui sa teed 10 aastat, 20 aastat. just, et see on jah, kuidagi see Volke surm kuidagi pani mind sellele mõtlema, sest ma käisin veel Volkel külas enne seda, kui ta suri mingi pool aastat või mõned kuud seal. Ja suht ootamatult tuli see. See on hea meelde tuletus, et tuleb hetkes elada ja kui on mingi mõte, et kedagi kutsuda, tuleb kohe kutsuda. Mul on endal praegu selliseid inimesi, keda ma mõtlen, et tahaks kutsuda, aga ma ei tea, no mis mina, kas ikka mina ja kas ta ikka tuleks ja siis mõtlen, aga samas ta on mingi 80, 90, et tegelikult nagu peaks kutsuma, on ju. Just, mul on seesama mõte Mai ja Kaate Väljatagaga, kes on suur taimetark meil Eestis, on ju. Ja ma ei tea, kui vanad on, aga noh, jah, see on nagu nii selles mõttes läinud kuidagi, noh, ma teen seda ja nagu kõiki sa ei jõua kutsuda ja enda jaoks nagu jätkusuutlik muster mul ongi see, et 1 episood nädalas, on ju. Et tihtipeale mul tuleb mingi mõte, mida ma kuhugi kirja ei pane ja pool aastat hiljem, ma tahtsin ju temaga rääkida, on ju, et nii lihtsalt juhtub ja noh, nüüd kirjutatakse nii palju, kes tahavad inimesed ise tulla. Ma just tahtsin küsida seda sult enne. Kas sul on ka niimoodi, et inimesed ise kirjutavad, kutsu mind oma podcasti? No tohutult nüüd, jah. Vastad ka? Vastad nendele, keda tahad kutsuda? Noh, selles mõttes järjest rohkem on neid kirju hakanud tulema ja nüüd on tõesti niimoodi, et tegelikult ma ei peaks ise mitte kedagi kutsuma enam, on ju. Aga noh, kui neid kirju hakkas tulema, siis suht alguse poole, siis ma sain nagu aru, et ma pean mingi reegli enda jaoks tegema, on ju. Sest väga paljud ikkagi inimesed tahavad ju enda mingit agendat ajada, ma ei tea, nad tahavad mingit enda toodet müüa või mingisuguseid, ma ei tea, kivikesi müüa. Aga kas sa tunned läbi selle sõnumi või teksti ka ära nagu selle mingisuguse energia või nagu selle, et mis kavatsuste, on ju? See on nii huvitav nagu läbi lihtsalt mingi sõnumi või sotsiaalmeedia, telefoni vaatad, tunnetad ära, on ju? Jah, ja siis ongi, et see, et ma enam-vähem võtsin reegliks endale sellise asja, et ise ennast ei saa podcasti kutsuda, et mina pean sind kutsuma. Ja noh, muidugi ma olen teinud erandeid, et kui mulle kirjutab mingi inimene, kellega ma tõesti tahan ise rääkida, on ju, et siis ma... Aga tead, mis mul on olnud? Mul on niimoodi, et mul on nimekiri, keda ma tahan kutsuda ja sealt nimekirjast need inimesed ise on mulle enne kirjutanud, kui ma olen jõudnud neile kirjutada, aga mul oli nagu plaanis neid kutsuda. See on hästi huvitav. Ja mul on ka mingi nimekiri kuskil, on ju. Aga jah, selle reegli ma enam olen nagu võtnud, et ja no teiseks on ja see, et kuidas inimesed kirjutavad, et ikkagi väga noh, kuidagi jaburalt pöördutakse, et ma nüüd mõtlesin. Mina ka podcasti saan või? Või jah, ma ei tea, et inimesed kuidagi eeldavad seda, et või noh, ma olen hästi palju selliseid kirju saanud, et mis on kuidagi, ma saan aru, et ta nagu üritab olla südamlik või aga need asjad ei käi nagu päris niimoodi, et ma olen nüüd 3 kuud mõelnud ja nüüd ma olen valmis. Ja aga kes sa oled või milleks sa valmis oled? ma ei saa, nüüd ma olen valmis, et kuidas see käib, on ja kuidas ma siis sinu sinna podcasti jõuan. Aga mingid reeglid tuleb nagu paika panna ja see kommentaaride osa, kui ma tegin siis esimese episoodi Eda Pauksoniga, siis toonane Delfi podcastide juht ütles mulle, et ma panin esimese episoodi üles ja ta ütles, et tee nagu väike uudisnupuke ka, et alustas uus podcast Eesti ESO ja pane sinna enda pilt siis, et Eesti ESO saatejuht. Tegin, panin esimene kommentaar, mis seal oli all, et no midagi sellist, et ma ei saa aru, mis tänapäeval inimestel viga on, et ei või enam valget inimest pildi peale panna, et igal pool on kas neeger või veel hullem. Siis vihjates nagu araablastele on ja, et mul on kuidagi võib-olla ei ole eestlaslik välimus. Ja siis nagu tol hetkel ma sain aru, et no see oli esimese episoodi peale, et siis ma sain aru, et okei, et kui ma päriselt tahan seda podcasti teha, siis ma pean nagu mingis mõttes mingi distantsi kohe võtma, et ma ei saa nagu minna mingisuguste kommentaaride asjadega kaasa. Et põhimõtteliselt mind tegelikult ei tohi kottida teiste inimeste arvamus on ja. Et kohe algusest ma nagu kuidagi said paika. Ja enam-vähem nagu mõtlesin enda jaoks selgeks ja nagu tänu selle sama laine peal ma olen nagu sõitnud on ju, et noh, hästi palju kiidetakse, kindlasti hästi palju laidetakse, et kummagi nagu asjaga väga nagu kaasa ei tohi minna kommentaaride mõttes, et lihtsalt tee oma asja edasi on ju. Ja noh, ajuloputus, teie käisite mul ka ju külas on ju, et selle episoodi. See oli aastal 23 või? 2003 on natuke ammu. 22, ei ole, 2023. Ma kursin 2003. 2023, aga nagu mingi sügis äkki või?
lõpupoole seal. jah, järelikult, sest Või siis oli ma olin 24 veebruar. siis ma olin just Õhtulehes ja see oli veel Õhtulehe stuudios. Ehk Jaa. siis Õhtulehes ma olen nüüd 2 aastat teinud. Aga no samamoodi, et ma sain ju igast vastu ka on ju selle saate kohta, et kuidas sa annad sellistele inimestele või noh, ongi, kuidas sa annad nagu mingit avalikku platvormi või noh, ma ei tea, mingi inimene tahtis teid ämbrisse ära uputada. Ja noh, see on ka nagu üks osa sellest, et mis vastukaja sa saad inimestelt, sest inimesed avaldavad enda arvamust sellest inimesest, kes minul on saates käinud, nad nii-öelda valavad mulle selle arvamuse, et ta on ju mingi noh, täiesti lollakas. Ja siis nagu nii-öelda klatšivad seda inimest mulle taga on ju. Ja mis mina selle teadmisega teen on ju, et mina nagu kujundan enda arvamuse inimestest selle põhjal, mis me seal laua taga räägime, kuidas ma nendega tutvun. Ja mis teemad on ja mis inimene see on ju, et noh, väga palju on mul selliseid inimesi käinud, kes on nii-öelda väga palju heiti saanud ja siis see heit nagu suunatakse mitte otseselt minu pihta, aga see väljendatakse mulle, et mina arvan sellest inimesest niimoodi. Ja noh, et mis mina selle teadmisega teen on ju, et okei, et sulle ei meeldi see inimene, ära vaata seda episoodi või minu asi on see, mis sa teed on ju. Nad kommenteerivad, tõstavad reach'i, sa saad rohkem vaatamisi. Jah. Ei no see ongi see pull jah, et nüüd ma just enne kui ma siia tulin, siis ma vaatasin mitmed sinu episoodid, ma vaatasin, kuidas sa alustad episoode. Et mulle tundub, et siis kui te tulite minu juurde, et sul on ka ikkagi mingisugune uus suund vist tekkinud elus, et näiteks see, kuidas sa praegu episoode alustad, see on palju ütleme rõõmsam, leebem ja pehmem on ju. Et siis kui meie suhtlesime, siis noh, paratamatult siis olid teil mingisugused skandaalid ja asjad, et te mõlemad tulite sellise võitlusvaimuga või agressiivselt on ju. Et ma ei tea, oled sa siis ise ka nagu teadlikult. Partner ju ütles hiljuti alles seda, et kuule tead, et ma alles nüüd hakkasin vaatama seda Eesti ESO podcast'i, ma alles nüüd saan aru, et ta mõtleb nagu samamoodi nagu meie, et ma mõtlesin, et ta mingi ajakirjanik, kes ta hakkab meid seal mingi küsitlema. Et ta mõtles nagu hoopis vaata midagi teist, mis tegelikkuses oli on ju. Aga rääkides sellest, kuidas noh, meil käis enne ka teema läbi on ju, et inimesed ju muutuvad kogu aeg. Me räägime praegu ju mitu aastat möödas. Sa ütlesid, et noh, mul läheb podcast paari kuu pärast üles on ju, sa võid siis juba hoopis teine inimene olla, teised mõtted ja teised jutud on ju. Et ma siin muutun iga nädal, iga päev on ju. Vaatad üks päev, mingi 2 päeva tagasi tehtud videod, mõtled, et issand, see küll mina pole. No, et tegelikult jah, aga ma olen täitsa nõus sinuga, et seal oli see energia ikka täitsa teine. Nüüd on jah kuidagi pehmem ja sa oled leebunud. Aitäh, see on kompliment. Aga jah, selles mõttes, et ma arvan, kõik inimesed saavad sellest aru, et noh, ma saan aru, et kui sa võtadki mitmeaastase perioodi, siis loomulikult sa oled muutunud ja arenenud sellel teel on ju. Ja võib-olla mida vanemaks inimene saab, siis üks hullemaid asju ongi selline stagneerumine või sealt tuleb vanade inimeste selline kibestumus, et nad on mingisse kohta kinni jäänud ja nad ei ole kas edasi arenenud või. See kõige rumalam kommentaar minust ongi see, et issand, sa oled nii muutunud. Me ei peaks siis seda tegema, see ongi see, mida me tegema peaks ju muutuma, arenema kogu aeg, et kui sa oledki nagu 5 aastat järjest sama inimene, nagu what's the point, mille jaoks sa siia planeedile tulid, on ju. Ja ongi, et need perioodid on tegelikult, kui inimene isiklikult lihtsalt mõtleb hästi ausalt, analüüsib ennast peas, siis ma võin ka öelda, et noh, nagu täpselt näidet ei oska tuua, aga olen seda tihtipeale elus kogenud, et kui ma mõtlen mingi poole aasta tagusele asjale, mingile teemale, mis ma arvasin, et on niimoodi, on ju, aga ma ei tea, kas mul ei olnud piisavalt teadmisi või ma lihtsalt olin noorem ja lollim, on ju, siis 6 kuud on möödas ja ma arvan täiesti teistmoodi sellest asjast. Ja ongi vaata, loed mingeid raamatuid, on ju. Loed ühe korra, saad mingi info, loed aasta pärast, hoopis siuksed laused siin kirjas. Ma arvangi, et see nagu, kus tasandil sa vaat ise nagu kas noh, vibreerid või mis iganes sagedusel sa oled, et see info, mis parasjagu suga resoneerub, siis resoneerub. Samamoodi, no täpselt info, et näiteks ma toon näite. 3 aastat, 4 aastat tagasi mul tuli info kuskil YouTube'is, mingi mees rääkis, näe, ma söön 1 kord päevas, on ju. Ütlesin, et nagu, mida sa ajad, nagu see ei ole reaalne, kuidas sa elad, on ju. Ja nüüd ma olen väga pikalt ise söönud ainult 1 kord päevas. Et nagu, mis ajal, mis info sinuni tuleb ja kuidas selle vastu võtad ja rakendad ellu. Mis kellaaeg on siis kõige parem söömiseks 1 kord päevas? See on igal ühel individuaalne. Sa pead õppima oma keha kuulama. Aga mõni päev ma söön kell 3, mõni päev ma söön kell 7,
kuulan keha, eriti naiste puhul, kui sul on need tsüklid ja asjad seal, et keha kuulamine on kõige olulisem. Ja näiteks just nädal mingi enne tsüklit ma söön 2 korda päevas ja mul ei ole nagu mingit reeglit, et nüüd ma pean iga päev sööma seda sellel kellal, ma kuulan keha. Samamoodi hooajaliselt ma muudan oma toitumist, et juulis siin ma tegin sihukest eksperimenti, et ma siin 6 aega ainult toorest liha, toorest muna, kõik oli toores ja 6 aega. Siis postitsin videoid sellest ja paratamatult läbi sotsiaalmeedia inimestele jääb ju mulje, et nüüd mina sööngi ainult toorest liha iga päev, aasta aega hommikust õhtuni, kuigi see oli ainult 6 aega eksperiment on ju. Aga jah, et ikkagi siin ma pendeldan niimoodi karnivoori, keto toitumistiili vahel, et kui ma tahan suvel, siis ma söön kurki. Et see ei ole, et ma olen ainult karnivoor ja nüüd nii ongi. Ma söön kõike, kui ma tahan. Ma võin kooki ka süüa, kui ma tahan. Küsimus on, kas ma tahan, siis ma tean, mis tunne mul pärast on, kuidas ma end pärast tunnen, mis see mu tervisele teeb. Et alati mu nagu põhisõnum kõigile ongi toitumise koha peal ka, et hakka keha kuulama. No kõigepealt sa pead korda tegema. Ja kui ma ütlen nagu tavainimesel, kes sööb nagu 5 korda nädalas McDonaldsit ja kommi, kuulama keha, mis ta tahab ja siis su keha ütleb, mul on maguseisu. Ma tahan šokolaadi ja mäkki, no see pole päris see, vaata. Et kõigepealt tee oma keha korda ja siis saad hakata kuulama, mida, millal, kus, mis kell sa süüa tahad, on ju. No sealt ju tegelikult tuli see, täpselt sa küsisid, et mille järgi oma külalisi kutsud, on ju, siis teie jõudsite Lisandraga siis minu podcasti, enam-vähem sealt sai asi alguse, et ma nägin sinu videot, et sa sõid seda mingit toorest maksa või mis iganes on ju, ja see mingi Liver Kingi teema oli, siis see tüüp oli kuidagi hästi pildis on ju, ja siis ma nägin seda videot ja siis ma ju kutsusin sind, aga sina ütlesid mulle, et sa ei tule ja sa soovitasid mulle Kevin Sarapuud. Ja Kevin Sarapuuga me tegime karnivoorlusest ühe saate ja siis lõpuks. Ma vist olin nii alguses alles, vaata. Ma olin nii alguses, et ma väga vist ei tahtnud avalikult niimoodi pasundada. Mul on alati see, et ma pean enne ise läbi proovima, kui ma julgen midagi üldse vaata rääkida. Ma pean ise endas nagu kindel olema, et mul on see selgroog, et kui mul on mingi teema, millest midagi ei tea, ma ei hakka nagu, et nii on ju. Samamoodi täpselt see toores toitumine, mida ma tegin siin 6 aega. Minu tuli info, see oli väga põnev info, seal on 0 soola. Sul ei ole soola vaja, sool on sulle halb, toores liha, kuidas on erinev praetud lihast. Ja nagu ma olin nagu, mis asja, mis info see on, ma pean läbi proovima. Ja kui ma läbi proovisin, ma sain aru, ma sain teada, et jah, nii oligi, ma tundsin ise oma kehal selle nagu ära. Aga kuidas oli siis? Ma tahan veel teha. Ma lõpetasin lihtsalt selle pärast, et 21. sajand ja mingit dopamini laksu ma vahest ikka toidustan. Et kui sa ikkagi sööd ilma soolata toorest liha ja see tunne, mis sul on, see on kirjeldamatu, nagu kui kerge, kui hea, kui hästi sa ennast tunned. Aga muidugi me räägime nüüd toidu kvaliteedist ka, et muidugi ma ei lähe mingi toidupoodi ja osta sealt seda liha, eks ole, vaid otse talust. Ma tean, et on nagu mahe rohumaa liha. Aga jah, et ma tahaks uuesti teha, aga kindlasti nagu need asjad ei ole nii, et nüüd sa üks päev alustad ja elu lõpuni teed. Ja ma alati ütlen inimestele, et see toitumise osas on nii haigeks tänapäeva laetud, nagu sotsiaalmeedia on seinast seina infot täis. Ära söö seda ja kui sa oli mingi miim, kus võeti 6 raamatu nagu pildid, 6 eri raamatut. Kõik rääksid, miks sa peaks sööma köögivilju, miks sa peaks sööma liha, miks sa peaks sööma piimatooted, kõik oli nagu toidugrupid välja toodud. Ja siis see pealkiri sellel oligi, et kui sa kõik nende raamatu infot nagu kokku paned, sa ei saa mitte midagi enam süüa. Ja. Et nagu meil ongi 21. sajand, seda infot on nii palju, et tavainimene, ta tulebki murde, et Angela, ma ei tea, mida süüa. Ma nagu lugesin seda, need on täiesti üksteisele vastu, ma ei tea, mida teha. Ma arvan, paljud on näinud seda mingit sellist mingit naljavideot või seda on tehtud palju, et et mingi tüüp hakkab hommikus sööma, valab endale mingisugused krõbuskid välja ja siis tuleb mingi video, et oi, seda ei tohi süüa, viskab need ära, siis on muna paneb, muna ei tohi süüa, viskab selle ära, siis ma ei tea, üks ülihea oli veega. Kõigepealt hakkas jooma seda pudelivett, kraanivett. Kraanivett, siis oli, ära jumalast kraanivett joo. Võttis pudelivee, see oli ära jumalast plastikpudelivett joo. Võttis klaaspudalivee ja siis oli ka, et see on ju poes seisnud ja mis iganes. Ja siis ta lihtsalt lõpuks pani peavetsupotti. Ma ei teagi nagu mida enam teha on. Et jah, ja selle toitumise koha pealt ka vaata, et ma ütlen alati, igal ühel oma stiil. Nagu vaata mingi loodusesse, meil on kalad, linnud, elevant, nad ei söö ühte sama asja. Mingis mõttes inimene jah, ma arvan, et nagu suur pilt on sama, aga see, kes sööb natuke rohkem loomset, kes sööb natuke rohkem nagu taimset, et see nagu sa pead hakkama keha kuulama, mis sulle sobib ja kuidas sa ennast hästi tunned. Jah, pandakarud on ka ühed hästi huvitavad, et söövad ainult bambust ja gorillad samamoodi, et puhtalt veganid vist on ju, aga üks, ma ei tea,
kõige jõulisemaid loomi on ju. Et see on huvitav jah. Jah, Ja toitumisteemad on üldse hästi siuke inimlik teema, et ma olen ESO podcastides ka igasugust toitumisest ja asjast ka rääkinud. Miks sul enda toitumine on? Tead, ma tegin just täna sõin esimest korda šokolaadi üle 21 päeva. Mulle meeldib ka igast siukseid eksperimente. Nagu šokolaadi võõrutus või? Jah, sest ma olen hästi suur magusasõber ja tõesti nagu ikkagi kadus mingi esimese nädalaga kadus magusisu veits ära. Või mingil kujul ma ikka suhkrut olen tarbinud, et mulle meeldivad igast mingid kastmed ja asjad, kus seda palju on ju. Aga muidu võta mingi sugar free kaste. Tee ise kastet. See on ka variant on ju, aga ma ei ole nagu nii selles teemas sees, et ma lihtsalt mingisugused eksperimendid, mis ma vahepeal teen, et samamoodi ma olen teinud seda, et ma 6 aega söön ainult liha on ju. Kuidas oli? Ka väga hea ja mingid asjad, mis nagu igapäeva elus märkad, et ma ei tea, minu suur tööosa on lõunatel käimine on ju. Ja väga ei ole selliseid kohti, kus sa niimoodi saaks süüa, et sellepärast mulle meeldivad alati buffeed, et sa saad ise tõsta endale, ise valida, et siis sa võtadki ainult seda liha. Aga ikkagi kõik tunnevad selle tunde ära, kui sa lõunal oled mingisuguse pasta endale sisse väänanud ja siis on kohe nagu tööproduktiivsus langeb nagu niimoodi, et siuke mõnus unekas tuleb ja tahaks lihtsalt veits lebotada ja lihaga veits ikkagi tõmbas seda vähemaks selle 6 aja jooksul. Ja ma arvan jah, et seda efekti tunneks on ju siis, kui teeks seda veel kauem. 3 kuud hidekas kohe juba. Tegelikult inimene tunneb paari päevaga juba selle enesetunde vahe ära. Aga kui me hakkame mingit tervisest rääkima ja terviseprobleemide lahendamised asjad, et minuni on tulnud väga palju inimesi. Ma proovisin karnivoor dieeti nädal aega. Okei, mida sa sõid? Ostsin seda mustika marinaadis grillliha. Ma olin mingi esiteks nagu nädal aega seda teha. Miks? Okei, sa võib-olla tunned enda paremini nende 3 päevaga juba, aga sa sõid nagu marinaadis liha ja nagu sealiha, et nagu siin tulevad juba nagu need spetsiifilised asjad mängu, et sa kas sööd päriselt ja teed päris karnivoorlust ja väidad siis, et see ei toiminud sinu puhul või sa tilülutad niisama ja siis pasundadki, et jumala mõttetu ei toimi. Et sellest ma ka aru ei saa, nagu ma ütlesin enne, et mina ei ole see, et mul tuleb mingi info või et ma ei katseta seda enda peal läbi ja siis ma hakkan seda suure kella külge panema ja pasundama, vaid ma pean ise läbi proovima, ma pean endas nagu kindel, näed, minule sobib see, mina tegin nii, ma katsetasin läbi ja nii on. Mitte, et ma tegin nädal aega, sõin marinaadis liha ja ei toiminud, on ju. Seal tuleb ikkagi mängu siuke, meie tänapäeva süsteem, et kui sinu tööks on, ma ei tea, mingi toitumiskavade müümine, siis ma ei tea, kas sa hakkad kõike läbi katsetama, sest sellest sõltub see, kui palju sa müüd on ju, et sa ei saa inimestele väga mingit ebamugavat nõu anda, et sa ei saa öelda, et see marinaadis liha ei toimi on ju, et seal tulebki see agenda mängu, et kui inimese mingisugune elatis sõltub sellest, meie nõustajad ja kogemusnõustajad ja kõik nagu see on nii tänapäeval siuke teema, millega mingid coach'id ja asjad on ju, et kuidas sa kuulad mingisugust coach'i, kes räägib sulle suhetest ja ta ise näeb välja nagu siin nagu ropendad, aga inimene, kes nägi viimati naise jalge vahet mingisugune 10 aastat tagasi ja ta tuleb sulle rääkima, et aga meil on väga palju isegi Eestis selliseid nagu coach'e, ongi räägib mingi suhete teemal endal lahutused, lapsed kuskil küla peal, värgid, särgid, et nagu Ei see ongi jah, see on see, et kui inimene nagu midagi müüb, siis on see, nagu me enne ütlesime, et isegi sellest ühest kirjast, kui keegi saadab sulle mingi kirja, et ta tahaks sinuga rääkida, siis see on niivõrd, see nagu tilgub sellest oma agenda müümisest, et nagu mis see inimene nagu tegelikult, mis eesmärgil ta sinna tuleb, on ju. Ja mõni inimene, kelle ma olen ka nagu vastu võtnud ESO-sse, on nagu sa saad aru, et see inimene, teda lihtsalt huvitab või ta lihtsalt tahaks nagu rääkida, on ju. Kas sul on olnud siukseid episoode ka, mis ei ole üles läinud? Mitte sa oledki lindistad ja see jutt läheb nagu nii metsa ja nii valele poole. Sa ei suuda seda päästa ka. Ja siis lihtsalt mõtled, et ma ei postitagi. Ei ole siukest? Ei ole ja mul on kurikuulsalt, ma ei lõika mitte midagi, aga seal on olnud erandeid selles lõikamises, et ma olen paarist episoodist pidanud mingid kohti välja lõikama, sest nii crazy on olnud ja nagu oma siis nagu soovil või inimese soovil? Inimese soovil, okay. et seal on ja mingid ma neid ei hakka kommenteerima, aga ma olen vastu tulnud, et kui inimene ütleb, et ma ei tea, tema kuidagi elu on ohus pärast seda, mis ta mulle rääkis, on ju, et siis
okei, lõikan välja, ma ei hakka nagu suruma, et ma ei olegi ajakirjanik, et seal ongi see suur vahe, et isegi need ESO inimesed, kes kõik mulle tulevad, kui tõesti tuleb mingisugune inimene, kes väidab mulle minu arust ebatõeseid väiteid on ju, et ma ei usu, et sa oled 4 aastat söömatanud näiteks. Aga minu eesmärk ei ole nagu peedistada kedagi või tõmmata kuidagi liistule, et ahaa, nüüd ma paljastasin sinu või nagu et see ei ole minu eesmärk, et näiteks kui inimene ütleb mulle, et tema näeb ette tulevikku, siis ma lihtsalt küsin, et mis homme juhtub. Aga mitte seda, et see ei ole võimalik, kuidas sa tulevikku ette näed, et sa oled kindlasti mingi šarlatan on ju ja mina ei ole see nii-öelda moraalipolitsei, kes neid inimesi seal... No siis üldse sind huvitab, vaata, seda teada, seda uurida. Ja kuidas ta siis näeb või miks ta näeb või ja ma täitsa usun, et on olemas energeetiliselt väga võimekaid inimesi, aga need inimesed tihti peale ei müü oma mingit kursust või sellist asju, et kellegiga ma just rääkisin, meil Eestis on üks kuulus nõid Lateene, kellel on oma mingi kristallipood ja asi. Ja siis tal olid mingisugused, hiljuti olid mingid laivid, kus ta pani täiesti hullu on ju, tundus, et mis iganes tal juhtunud oli on ju. Aga siis ma mõtlesingi, et võib-olla see inimene ongi päris nõid, et ta on nagu nii crazy, et ta ei suuda kontrollida oma neid asju on ju. Et võib-olla see just tõestab seda, et sellel inimesel on mingisugused päris võimed, sest mulle tundub, et kui sa päriselt oled mingi siuke kõva nõid või nagu vanasti oli see küla šamaan või nõid, see elas ju kogukonnast väljas, kuskil küla nurgas on ju. Ja ta oli siuke omaette veidrik või ta ei sobitunud sisse nii-öelda tavamudelisse ja rääkiski seal, sõi seeni ja rääkis jumalatega on ju põhimõtteliselt. Et ma arvan, et siuksed inimesed on alati olemas olnud. Ta kutsusid podcasti siis teda või? Ei kutsunud. Kirjutasin vist, ma vaatasin ühte laivi ja ma lihtsalt panin sinna, et ma kommenteerisin ikka et Eesti ESO-sse millal tuled või midagi sellist on. Ja siis ta vist lihtsalt ütles, et jah, kunagi peab ära tegema. Aga nagu otseselt mingit tohutut motivatsiooni ei ole. Ma lihtsalt nagu see pani mõtlema mind, et tal oli jah, mingi tundus, et ta on ikkagi suht fucked up omadega too hetk on ju. Aga võib-olla see tähendabki seda, et sellel inimesel tõesti on mingisugune asi sees, mida ta ei suuda ise kontrollida ja see on nagu nii crazy, et ongi raske kontrollida. Ma arvan, et igal inimesel on võimed, mis sa arvad? Ma arvan, et see on ikkagi mingi nii-öelda spektrum, et igal inimesel, kõigil inimestel on mingi intuitsioon, aga mingitel inimestel, see nõidete näide on minu jaoks hästi sarnane, ma olen suur male fänn, on ju. Et kui me tahame, siis kõik inimesed on võimelised male ära õppima, male reeglid ära õppima. Sa mängid ka malet, jah? Mängisime pärast. aga kõik meist ei ole Magnus Carlsenid, kes mängib 10 väga hea malemängijaga korraga, niimoodi, et ta ei vaata ühtegi malelauda. Tal on kõik need käigud peas, on ju. Et selle inimese ajus on midagi teistmoodi. Ja ma usun, et energeetiliselt on samamoodi olemas selliseid inimesi. Kas Magnus Carlsen või mingi Einstein või nagu mingid geeniused või Tesla või kes iganes, on ju. Kes on kuidagi ikkagi nagu mingi välgatus on seal muud moodi kui teistes on ju. Et samamoodi ma arvan võimetega ongi energeetiliselt on ka olemas selliseid energeetilisi geeniuseid. Aga jah, nagu ma ütlesin, et siis see valdkond on hästi ära lörtsitud igasuguste šarlatanide poolt, kes tõesti selles mõttes, kui mina avaks praegu, teeks oma mingisuguse, ma ei tea, tarokaardi lugemissalongi ja hakkaks vastu võtma, ma võiks neile inimestele rääkida sellist juttu kokku ja teenida. Ma kujutan ette väga hästi, ma olen ju selle valdkonna inimene ka. Eesti ESO saatejuht lõpuks leidis oma võimed üles ja hakkas tarokaarte inimestele panema. Aga see oleks pettus, sest ma lihtsalt räägiks seda ilusat juttu ja võib-olla ma isegi petaks ise ennast ära, et äkki ma tunnetan midagi ja ma arvan, et ma oskan nagu inimesi hästi lugeda, aga see ei ole mul mingisugune geniaalne, mingi nii-öelda selgelt nägemisvõime. Okei. No ma arvan, et vaata, kui sa rääkisid, et tarokaart hakkad panema, et mina olen kuulnud, et vaata, jutt läheb inimeselt inimesele edasi. Et näiteks kui kuskil ongi keegi nõid, kes räägib nagu nii täppi, et näed täpselt sellel inimesel juhtuvadki kõik need asjad ja
Siis näed 5 aastat hiljem ja kõik läks täppi, mis ta rääkis ja tuleb teine inimene ja kolmas ja kõik kinnitavad, et jaa, mulle rääkis sama. Ja siis näiteks täpselt on mingi šarlatan on ju, mitte midagi ei lähe täppi ja siis lähevad jutud liikvele, et tegelikult ikka ei pane täppi ja ei oska midagi, et siis nagu tegelikult ikka inimesed ei lähe sinna. Jah, see on selles mõttes on üldse see tänapäeva suund on hästi äärmuslik ja nagu me näeme kõiges on ju poliitilises olukorras kõiges, et sul ongi põhimõtteliselt 2 valikut, sa oled kas üks või teine, sa oled kas must või valge, sa oled kas liberaal või konservatiiv on ju. Aga tegelikult inimesed, et noh, ma ei tea, baastasandil on jah kõik must-valge, aga tegelik elu on kõik hall ala, kõik sa jääd kuhugi sinna vahele on ju, et samamoodi on igasuguste esoteeriliste teemadega, et mis tehakse nagu klassikalises tavameedias ja ajakirjanduses tehakse maha, sest nagu ma ütlesin, meil on teaduspõhine selline norm on teaduspõhine, infoväli on meil nagu nii-öelda tavanorm on ju ja välistada kõik esoteerilised või spirituaalsed või mingisugused teemad, mis ei ole nii-öelda käega katsutavad või mingisuguse valemiga ära lahendatavad, et see on lihtsalt niivõrd, sa lõikad enda maailmavaatest nagu nii suure osa välja minu arust ja siuke klassikalise ajakirjanduse põhimõte on see, et sa alati kuulad 2 osapoolt ja siis teed oma neutraalse otsuse või noh, edastad infot neutraalselt on ju. Et kui sa nagu, nii kui sa kuuled mingisugust esosõna, ma kujutan ette, et väga palju on ka siukseid inimesi, kes näevad Eesti ESO podcasti nime on ju Eesti ESO ja nad elu sees ei kliki seda, sest see on nende jaoks nagu niivõrd vastu hakkav on ju. Aga siis sa lihtsalt lõikad enda nagu siukest maailma mõistmisest minu arust nii suure osa välja, et sa ei pea kõike uskuma või mis iganes ja mina ka samamoodi, ma ei usu kõike, aga noh, ma tahaks ikka uurida või nagu ma tahaks teada saada on ju. Ja see on see sama teema, vaata praegu ei usu, 3 aasta pärast tuled tagasi teema juurde, siis juba klikib rohkem on ju. Ja noh, tihti peale on üldse ajalugu on näidanud, et sellised geeniused või inimesed, kes ajavad nagu pealt näha lolli juttu või nagu ulmelist juttu, siis oota natuke, oota mõned aastad või mõned aastatuhanded ja see jutt on nagu täpselt see on ju. Jaa, nii parem, ma just nägin täna hommikul ühte Insta-riili. Ma ei tea, kas ma pärast räägin sulle. Kaamera läheb kinni, siis võib. Aga kas sul on endal olnud täpselt nagu praegu ma ütlesin, kas sul on mingeid siukseid teemasid, mida sa oma podcasti nagu ei lase? Sa tead, et okei, see inimene, ma ei tea, tahab sellest rääkida, ta ei tule või et podcastis läheb jutt mingile teemale, sa üritad kohe kuskile mujale selle jutu nagu suunata. Et on sul olnud siukseid hetki? Ei ole tegelikult, et see eos nagu, kui mingid inimesed mulle kirjutavad või pakuvad välja, siis mingid teemad, mis mulle kas endale ei paku huvi või ma ei ole mitte midagi nendest kuulnud, siis ma lihtsalt välistan need, sest need kuidagi, noh, võib-olla kunagi tulevikus ma kuulen neist või midagi sellist, et mul on kuidagi hästi siuke orgaaniliselt toimub see teemade kajastamine ja inimesed, kellega ma suhtlen, et... Ja sult on ka küsitud avalikult, et kuidas sa valid, et kuidas sul nii head teemad on podcastis? No see ongi see point, et ütleme, noh, ma olen väga heas positsioonis, et kuna minu podcast ilmub meediamajas, noh, nüüdseks on ta muutunud selliseks, et vahet ei ole, kas ta ilmuks meediamajas või mitte, et nüüd on need teised platvormid on ka nagu niivõrd populaarsed, et inimesed kuulavad ükskõik mis platvormilt, et ta ei pea olema kuskil Delfis või Õhtulehes ilmuma on ju. Aga kuna ta seal ilmub, siis on tegelikult on niimoodi, et kui sa oled ajakirjanikuna töötad seal majas on ju, siis sina lähed, ma ei tea, esmaspäeva hommikul lähed toimetuse koosolekule, kus sul on erinevad inimesed, sa viskad oma idee õhku, näiteks mina tahan intervjueerida ajuloputuse tüdrukuid on ju. Ja siis inimesed arvavad sellest midagi, lepivad kokku, kas see sobib praeguse teemaga, kas meil on praegu seda ajalehte vaja, kas keegi äkki just kajastas seda. Noh, seal arutatakse läbi, et oleks nagu nemad tahavad ka oma tööd hästi teha, et võimalikult eriilmeline oleks või mingi teema on just kuum, et siis on seda vaja on ju. Aga mina ei käi nendel koosolekutel, mina ei tööta seal ajakirjanikuna, mina töötan reklaami osakonnas on ju. Et minul on niimoodi, et lihtsalt inimesed vaatavad, järsku ilmub Eesti ESO podcast, ma ei ole kellelegi öelnud, kes sinna tuleb või midagi sellist, et mul on jah nagu väga hea positsioon ja tänu sellele ma saangi võib-olla kutsuda inimesi, kes no, muidu ei leiaks on ju meedias väga kajastust või mingid teemad, et noh, nagu ma ütlesin, et nagu tihti, ma usun, et väga paljud esoteerilised teemad oleks nagu välja lõigatud nii-öelda sellest üldpildist on ju.
aga noh, tänu sellele positsioonile siis ongi nagu sihuke hästi suur nii-öelda disko on mul seal nendest inimestest ja sihuke suur valik on ju, et noh, nagu ma ütlesin, et ma alati olen tahtnud teha inimesepõhist podcast'i, et vahet ei ole, mis see teema on, kui see Ja nüüd inimene on, teedki. ma ei tea, sportlane või siis jah, nüüd ma olengi jõudnud sinna, et Ja kõige suurem vaatajaskond sul on YouTube'is, jah? ma arvan küll jah, vist küll. Nii et Eesti Eso podcast. Minge Kõik YouTube'i. teavad. Issand, suur aitäh, et sa tulid. Aitäh sulle.